Eesti kunstimaastikul oli 2019. aasta väga värviline selles mõttes, et meie kunstipilt on hästi rikkalik. Meil on väga palju erinevaid kunstnikke, tegeletakse väga erinevate teemadega ja väga erinevates meediumites väga kõrgel professionaalsel tasemel. Kristika ongi kuidagiviisi ühendab endas seda sellist, ütleme, ammu modernismis sisse tulnud põhimõtted või igatsust, et värvi iseseisvuse ja selle lõuendi peale ta panemine. Ja teiselt poolt on ta muidugi selles mõttes täiesti kaasaegne, ka tema on astunud ju lõuendilt ruumi. Mihkel Maripuu on noorema põlvkonna kunstnik, kes kunstnikuna on erakordselt tugev ja maailmalt, mida ta loob, on sellised peitepildid, kus ühest küljest tema teoseid vaadates võib tunduda, et me vaatame graffitit. Samas lähedalt vaadates on tegemist siiski ka väga klassikalise maalikunstiga. Põhjus, miks me Sigridi töö nomineerisime, oligi võib-olla see mingis mõttes ilmselge side selle statuudiga. Sigrid, kes pigem on fotoinstallatsioonikunstnik, siis tahtis näidata sellist kunstniku nähtavat tööd ja võtta midagi suurt ette oma suurel isikunäitusel. Angela Maasalu on noor Eesti maalikunstnik, kes on kindlasti hästi värviline, aga ta on ka hästi avatud. Ta loob sellist eneseomast käekirja ja eneseomast maailma. August Sai on noor kunstnik, kes tegeleb peaasjalikult maali meediumiga ja analüüsib seda ja dekonstrueerib seda ja võtab selle maali tükkidest lahti, võtab selle maali tähendused tükkidest lahti ja paneb need uuesti jälle kokku ja see kõik on tohutult põnev. Meie esitasime Lola Liiveti ja me esitasime sellepärast Lola Liiveti, et ta on algupärane abstraktsionist Eestis. See on suur asi, et ta veel täna meie seas on ja ta on olnud eeskujuks ka nii paljudele järgnevatele abstraktsionistidele. Akso Nobel kunstipreemia võitjaks on sellel aastal Lola Liivat. Võib öelda küll, et värvi Eesti kunstis on ja kunstnikud jätkuvalt värviga töötavad ja peavad seda oluliseks.